mikrofoni külge. Parem oleks jah. Mic check. 3321. 1, раз, два, три. Mul on Ameerika dressid seljas. 7 või 8 aastat tagasi ostetud. Tere! Tere Vahur! Tervist jälle! Tere rahvas! Tere sõbrad! Tere sõbrad! Kasutama seda. Tere sõbrad! Aga tegelikult kõik ongi ju meie sõbrad. Ja. Ei ole või? Ja, kõik subscriberid võivad tulla minu juurde grillima, kui teate, kus ma elan. Milline imeline armas pakkumine see oli praegu. Keegi ei tule nagu nii. Keegi tea, kus sa elad. Muidugi teavad. Teeme siis selle lahti. Ja, et sa saaksid neid lonkse teha, mis inimestele ei meeldi. Me oleme inimesed, me teeme peale rääkimise mingid hääli ka veel. Oi, ma teen väga palju hääli. Puuksutad ka, jah? Tegelikult ei puuksuta väga. Ma pigem teen mingid neid jubedaid hääli. Oi, jah. Või siis need sünnitushääled saalis, mis on nagu, mille peale on öeldud, et miks te peate seal niimoodi need hääli tegema? Proovige ise teha tegelikult nende raskustega trenni. Mina olen alati öelnud, et tegelikult jõusaal on see koht, kus nagu hääli trenni ajal ja natuke ropendada on nagu suht nagu õige koht. Ja see on teaduslikult tegelikult tõestatud, et kui sa lased selle hääle, mida sa seal sees muidu kinni hoiad valla, siis sa jaksad rohkem teha. Sa hingad siis tegelikult. Ja, aga sa pead nagu mitte ennast tagasi hoidma ka. No, mina ei hoia üldse ennast tagasi. Paljud, kes häält ei tee, tihtipeale hoiavad oma hinge kinni. Aga sul on just vaja see hapniku vahetus. Ja kui sa häält teed, siis sa oled sunnitud ka suunan hingama. Ma olen sisistaja, vaata ka. Ja, ma tegin boksi ajal omal ajal palju hääli ja ma sain palju kommentaare selle pärast ka. Minge tead niimoodi. Jah. Ühesõnaga, ma võtan siis lahti. Ühesõnaga, me hakkame neid müüte murdma. Nädal on läinud väga hästi. Eelmisest episoodist mul täpselt on 2 treeningtsüklit. Kõik on hästi, häälitsema ei pea. Selles suhtes on suht nice olnud, jah. Kuidas su nädal? Nädal on olnud mõnus. Dieedib, ütleme nii. Ja on nagu neid raskemaid päevi ikkagi ka nüüd viskab nagu sisse. Energia saab otsa lihtsalt. Jah, ma ütleks, et minu see peak on ikkagi hommikul. Prime time on hommik ja mingisugune 3-4 mul kukub ikka täitsa nagu alla. Ja ma olen aru saanud, et praegu on see, et ma jõuan treenida 5 klienti päevas. See on maksimum, see on nagu full max. See on nagu nii full maksimum. Ja see oleks isegi muul ajal nagu full maksimum. Aga ma panin ikka mingi 7 klienti päevas. Aga nüüd on 5 täiesti top. Sest et ma tunnen, et mingi 4. ajal, kui ma olen pannud üle 5, siis mingi 4. kliendi ajal ma kohati nagu loodan, et keegi tühistab. Et viimane ütleks, et tal juhtus midagi. Ja tegelikult see ei ole okei. Et kui te tunnete sellist tunnet ja teil on võimalus nagu oma asju muuta, seal midagi korraldada, siis korraldage. Et ärge nii üle pange, kus te tunnete, et teil hakkab nagu üle jõu käima asi. Jah. Sest et seda treeneri töö ei peaks olema konveieri töö. Jah. Et see toeks olema, jah. Jah. Ma tegin hommikul trenni ühe tüdrukuga. Tervitame Evelini siinkohal, võib-olla ta kuulab ka. Tema on siis meil Sergei õpilane ja 21-aastane. Väga, väga tugev. Ta ikkagi tõmbas normaalselt ikkagi neid kuldasid. Ja, ta tegi oma esimese hooaja ja tal läks väga hästi. Ta on väga tubli. Ta sai overalli, ühel võistlusel sai. Ta Euroopakatel, see oli maailmakas, mitte Euroopakas. Ta sai mingis katis, sai isegi minust 2. koha. Ta on väga hea. Ta on väga hea ja ta on väga tugev. Ma arvan, et ma olen hästi vähe kokku puutunud, nagu ma arvan, et tema tugevuseks on see, et ta on nagu siukse avatud nagu mõttemalliga ja sõbralik. Ja ta on väga tore. Rohkem edasi kui see, et
sa tõmbad oma nurka ära ja ei vaata, mis teised teevad, ei suhtle teistega. Noh, ma saan aru, et Sergei õpilased on kõik nagu pigem nagu normaalsed. Tegelikult vist seda treenib Tatjana. Aga noh, ta on nagu sihuke, vaatab, mis kõik teised teevad ja suhtleb normaalselt ja siis kui sa suhtled teistega ilusti, siis sa saad nagu ju kuradi tugevamalt, kogenumatelt informatsiooni. Mina olen ju, noh, mul natuke aega oli treener, aga mul paljud on öelnud, et kes selle ujumist on nagu õpetanud, ma ütlesin, et ei ole, sest ma käin Audes ujumas ja seal mingid paremad ujujad aeg-ajalt ütlevad, kuule, proovi nii ja siis on thanks ja davai, proovingi ja siis järgmine kord ütlen, et olen proovinud ja palju parem on ja nii saabki edasi, vaata see kogukonna värk, et ei pea olema nagu kuri chihuahua seal toanurgas kuradi hambatirevil. Jah, mina sain temaga tuttavaks võistluste ajal oligi sügisel ja ta oli backstage'is üksi, ma nägin teda poseerimistel ka, ühisposeerimised, kui Katja tegi ja siis mulle väga meeldis tema vorm. Ma vaatasin, et no jõhker, tubli tüdruk ja nii ilusti poseerib ja siis võistluste ajal me hakkasime siis backstage'is nagu suhtlema ja ta oli nii armas ja ma kuidagi võtsin ta nagu oma selle diivaga alla seal, sest et temal ei olnudki treenereid kaasas ja ma kuidagi tundsin, et ma tahan siis nagu hoida teda ja olla olemas talle, vaata siuke nagu ma olen ema karu on ja siis vaat jah, saime tuttavaks ja väga tore inimene, noor, aga väga asjalik. Ühesõnaga nädal selline. Nice jah, aga muutusteta selles suhtes, aga põnev nädal on olnud. Ja, hakkame pihta. Ärme liiga pikalt mämmutusin nagu ma saan aru, et meil on neid müüte tulnud väga palju. Väga palju. Et me peame mingi valiku tegema. Me peame tegema valiku, aga siin vaata on mingid asjad nagu korduvad päris palju mingid asju, sest eks need müüte, mis inimesed on eluaeg nagu kuidagi võtnud, kukuvad võib-olla mingisse kindlasse nagu auku on ja. Vaata, jah, mina ei tea nendest midagi. Minu jaoks tuleb iga asi üllatusena. Ammonia teeb siin kohal jälle neid mingisuguseid valikuid ja viskab ette siis ja. Mina olen valmis. No siin on esimene siuke teema läbiv on nagu süsivesikud ja siin on nagu mitmel suunal seda asja, et müüt näiteks, et süsivesikud peaksid olema 50% toidust. Ma ütleks, vaata neid toitumisstiile on täna nagu nii palju erinevaid ja ma isegi mõtleks, et oleneb, mis sul goal on. Et kui sa tahad lihast kasvatada, siis sa võiksid justkui rohkem need süsivesikuid sinna panna, et lihtsalt mahtu anda, sest et mingilt maalt on see, et sa ei saa neid rasvu nii palju endale seal sisse nagu haakida, kui sa just mingi keto peal ei ole. Valkude poole pealt ka mingil hetkel tuleb ju piir ette, et sul oma seedimine ikkagi normaalselt läbi käiks, et sa ei saa seal mingi 300 grammi valku liitida. Seal seda süskarit on vaja küll, aga kindlasti 50 see ei pea olema ja see oleneb kõik, kui palju iga inimene, sa ei saa isegi seda toitumigi selle vereprooviga teada, kui palju sul nagu sisikond läbi laseb. Mina olen vaata ka liiga suure valgukogusega endal vaata. Oled haiglast täitsa olnud. Ja eile oli Bradley Cooper, väga ilus näitleja, hea näitleja, ta rääkis podcastis sellest, kui ta valmistas selleks Ameerika snaipriks. Ta pidi 6000 kalorit päevas sööma. Alguses tegid toiduga ja siis ta ütles samamoodi, et ta läks nagu nii, et ta pidi hakkama proteiinishake'i. Ja siis tema ei tahtnud aineid panna, sest tal on olnud nahavähk, värgid, särgid, et see on nagu nii. Et ta võttis väga palju selleks, kui keegi teab seda filmi ja kui teab teda, milline ta praegu on, siis ta tegelikult on Ärge pange tähele, äpardus ikka juhtub. Jah, see on ufo. Ta pidi väga palju juurde võtma ja see oli nagu tuus, aga mina soovitan katsetada. Minule isiklikult, mul on 30% on süskarid. Ma just võtsin endal MyFitnessPalli lahti ja minul on 40.
mul on 40 süssar, 35 valk ja 25 rasv. mul on lihtsam, 30 on süskar ja 30 valk, 30 rasv ja 40 valk, aga rasv on alati rohkem. No vot, et see ei ole selline asi, et one size fits all. Seda on vaja proovida. Seda on vaja proovida, seda on vaja testida, mõni inimene väga hästi töötab süssarite pealt, mõnel jällegi on parem, kui tal on vähem süssareid, süssar teeb mõnda inimest väga uimaseks, aeglaseks, mõnele just annab nagu hästi juurde, et ei ole jah sellist nagu, ma ei tea, raamistikku, sest et ongi täna on nii palju erinevaid variante. Ma täiega soovitan lihtsalt katsetada, leida see alampiir või siis proovida niimoodi, et sa võtad süskarid ainult, minu süskar tuleb ainult kas riis, tatar või puuviljad. Et need leivad, saiad, asjad, need on täiesti no-go. Mina olen enda puhul pannud tähele seda, et mulle sobib, vaata see valgu kogusega on ka mingisugused need grammid, et öeldakse, et sihuke 1,6 kuni 2 something kahe algus on normaalne, aga minul näiteks on praktiliselt 3 grammi valku 1 kilo kohta. Et mulle sobib rohkem, kui mul on ka valk kõrgem. Aga mõnel jällegi seedimine jääb nagu kinni. Rasvadega on minu meelest ka see, et miinimum, kõige nagu miinimum on see, et 0,8 grammi 1 kilo kohta, kaalu kohta. Üldiselt 1 gramm kilo kohta on selline baas, aga mõnel ka jällegi kõrgem rasv toimib väga hästi, on ju. Et ma usun, et sul on ka rasv ikkagi mingi 2 grammi kilo kohta. Kindlasti. Võib-olla mitte nii palju. No sul mingi päris 150 ei ole ju rasva, on või? Praegu see nädal kindlasti on. Ossa, no jah, sa taastud alles. Sest et ma võtsin see nädal osadeks päevadeks, muidu on veisakliha, aga ma võtsin nagu selle peekoni. Kuidagi nagu tundsin, et ma tahan praegu ja kuidagi need ilmad on nii külmaks läinud ja siis nagu on see söögiisu natukene rohkem. Ja meie kliimas, meie vöötmel on talvel just see rasva tarbimine väga oluline. Et hormoonid ka töötavad korralikult, kui sul ikkagi... Rasval on väga palju asju, mida ta teeb. Jah, selle rasva teemal tuleb sinna, ma nägin juba, lasin neid läbi, et neid siin tuleb veel, aga Lihtne soovitus, aga katsetama paar kuud nii, paar kuud nii. Aga jah, meil on pigem alati see, et proovida see alampiir üles leida. Et ja siis nagu proovida sealt mängida. No endurance sportlased ikkagi sporti tehes tarbivad üldiselt ikkagi süsivesikuid, on ju. Et jooksud ja rattad ja kõik need, et seal need keelid on ju full on süsivesiku baas. Jaa, aga on ka vahet, kas on suhkrut palju. No aga ta on ikkagi süsivesik. No jah. Et ja sõltubki, mida te teete ka, on ju, mis sporti te teete. Et kas teil on vaja rohkem neid süsivesikuid oma soorituse ajal või päeva lõikes või noh? No sellepärast mul on nagu puuviljad ja ma suht suure nagu fruktoosi sisaldusega, ma ei tea, kui palju sisaldus seal täpselt on, aga magusaid puuvilju tarbin ja see sihuke, ma ütlen ka 2-tunnisel trennil on nagu 1 keel on nagu okei. Sest ma põletan nagu nii rohkem. Süsivesikud teevad paksuks. See tegelikult paksuks ei tee, aga süsivesiku 1 gramm hoiab kehas, kas oli mingi 4... 3. Mis 3? 3 grammi vett või? 4 grammi minu arust on. No. Ühesõnaga, süsivesik hoiab vett kinni kehas, et vesi ei tähenda, et sa oled rasvane. See on lihtsalt see, et sul on vesi kehas. Aga ja ka üleliigne süsivesik jah, taastumise hetkel läheb väidetavalt rasvaks. No üleliigne süsivesik, mida sa jällegi nagu kontekstist välja võttes, sa pead olema ikkagi surpluses, et saaks öelda, et see toit on üleliigne, aga kui sa oled defitsiidis, kui sul kõik asjad on nii madalal, et sa oled ikkagi defitsiidis, aga sul on süsivesik, ütleme, ongi seal 50%, aga sa oled ikkagi defitsiidis, siis see ei lähe rasvaks. Kuidas see võimalik on?
selles suhtes, et aga kui sul ei olegi vaja süsivesikuid nii palju, keha võtab nii palju, kui tal vaja on. ja aga sa ütleme, et oma kulutuse ja selle sissesöönu. Kõige hullem on siis, kui sul valku ei söö. Ja siis kaotad lihast nagu. No jaa. Aga nagu kui sul lihas kaob, aga rasv jääb samaks, siis see on visuaalselt tunned ka, et sa lähed paksemaks. Ja lähedki. Aga me ei saa öelda, et süsivesikud teevad paksuks. Nii see otseselt ei ole. Ülesöömine teeb paksuks. Jah, kui sa sööd rohkem, kui sa ära suudad kulutada, siis sa lähed tõesti nagu paksemaks. Aga ma võin siinkohal veel süsivesik on ainuke, ilma milleta saab elada. Jah, rasva ja valku on meil vaja, aga ilma süsivesikuta on võimalik elada. See on kõige kergem viis kehale energia saamiseks ja kui ta seda ei saa, siis ta lihtsalt hakkabki muudes kohtades genereerima. Aga valk ja rasv on ikkagi lihaste liigeste. Mandatori. Need peavad kindlalt olema. Need peavad kindlalt olema sees. Nii, lähme siis, liigume edasi. Näiteks võtame siit selle, et BMI arvutamine nõukaaegse valemi järgi on adekvaatne tegevus. Täissid. Murrame selle müüdi, sest täna me näeme ikkagi linnapildis liikumas inimesi, kellel on meeletult palju lihasmassi ja kui nad teevad selle nõukaaegse BMI indeksi järgi oma selle kehakoostise, nad on rasvunud, nad on obese. Et mees, kes ongi näiteks mingi 1,70 pikk, aga kaalub üle 100 kilo, siis selle paberi järgi ta on ülirasvunud. Aga see BMI ei anna sulle seda, mis ta keha koostis on. Et ärge võtke seda BMI-d. Ma arvan, et see sõltub jällegi inimesest, naiste rahvad, kes ongi lihtsalt võib-olla ma teen trenni, bla bla bla, siis nemad võivad seda BMI-d võib-olla veits tõsisemalt võtta. Aga ikkagi ta ei ole mingi indikaator. See on täitsa nagu, see on juba ammu, see on juba mingi 10 aastat tagasi öeldud, et selle järgi ei saa mitte midagi teha. Ja me võime siit kohe tõmmata paralleeli järgmise müüdiga, et ma ei tea, miks on konkreetselt mainitud, et MyFitnessi kehaanalüüs on kvaliteetne. Me ei pea mainima siin MyFitnessit, aga lihtsalt need kaalud, need keha koostise mõõtmise kaalud, ta ei saa öelda, et ta on kvaliteetne. Ta annab sulle võib-olla mingi visuaali, aga kõige õigem asi, 2 asja vist isegi, kus sa saad oma keha koostist, üks on see Texascan ja teine on mingi vees. Pannakse sind vette ja mõõdetakse nagu mingi... Seda ma isegi tea, aga see Texascan, vanasti sai seda teha, me oleme seal korduvalt käinud tegemas. Ei. Mis scan see oli? See ongi see tõesti suvaline kaal, kus sa hoiad. Ei, haiglas. Mina ei ole sinuga käinud seal. Ühesõnaga, ma mingi naisega olen käinud. Kunagi sai. Ma tean, ma olen ka kuulnud. Helistasid registratuuri, panid aja, maksid teenustasu, aga see pandi nagu lukku. Miks haigla võiks teenida, nagu masin seisab seal nagu niisama. Rahvas tahab teada, seal saab nagu ülitäpselt A4 peal. Kõik on nagu... Jäsemete kaupa, kõik on välja toodud. Kõik asjad, kõik protsendid, kus midagi palju on, see on nagu ülitäpne. Ja ma olen käinud niimoodi, et nendes apteekides on samad, mis MyFitnessites. Tõesti lamp. Ja see vahe on nagu kurdi aiateibad tõesti nagu. Jah, et sa ei saa uskuda asja, kus sa lihtsalt seisad peale, hoiad mingit atribuuti käes, et ta annab sulle mingi umbkaudse nagu visuaali, aga tegelikult mingit täpsust kindlasti sa ei saa nagu oodata sellest asjast. Kõik need kodukaalud nagu ta on nagu sa saad mingit arengut võib-olla jälgida, vaata. Aga kas see täpne on? Mul oli sellega meelde üks lugu, kus me ostsime Euronixist selle kaalu, mis mõõtis siis seda kehakoostist, kellel oli ka see käes hoidmise see. Ma arvan, siis suht kuiv ikkagi, sest me too aeg käisime päris palju apteegis tegemas, mingi 2 euri maksime sellest. Mul ei olnud kahju maksta 2 euri, et saada see umbkaudne nagu pilt on ja kui MyFitnessis inimesed maksavad selle eest mingi 40 euri. Ja siis me ostsime selle kaalu, sa mäletad või? Mis mäletad? Ja see kaal näitas mulle kodus, et mul on 30% rasva kehas.
ja siis me läksime sinna poodi tagasi ja näitasime neile pilti, milline näeb välja naine, kellel on 30% rasva. Et kui alguses nad Euronics said mingi, ei, et mis sellel kaalul viga on, et see on ju umbes mingi, noh, nad ütlesid, et me ei võta seda tagasi. Ja kui ma näitasin seda pilti, et see on naine, kellel on 30% rasva ja nagu vaadake mind, siis nad võtsid tagasi selle kaalu. Ja see ei olnud odav kaal. See oli mingi pea 2 sotti, ma arvan. Et need MyFitnessi, noh, ärme ütle siis MyFitnessi, aga need lihtlabased kaalud, kuhu sa astud lihtsalt peale, hoiad mingit junni käes, see on raha tegemise koht. See on selleks, et teilt raha ära võtta. Pigem mingi perearsti juurde, kui on normaalne perearst, et sa tahad minna seda kehakoostist PERH-i mõõtma või seda DEXA scann. Sellega mingisuguse... Eestis vist nimetad seda teistmoodi kui DEXA. Ma rääkisin. Me oleme mõlemad natukene võib-olla hoogsatena, mina kindlasti olen. Ja USAs on näiteks väga palju selliseid salonge, kus on see DEXA scan. Et sa maksadki mingi $40, sa lähed sinna, paned endale aja, lähed sinna, masinas pikali, käib see üle, saad oma tulemuse. Ma nüüd ei tea, kas nendes erakliinikutes on, nagu meil on ka vaata neid erakliinikuid päris palju, kus on nagu päris palju teenuseid, mida sa saad ilma mingisugusest saata lehe värgita, lähed lihtsalt sinna, maksad teed ära. Pole kuulnud, et meil oleks see scan. Jah, et nagu võiks. Ja, nagu, ma olen kusjuures mõelnud selle peale, et see oleks väga hea äriidee. Noh, see masin maksab muidugi palju. Ma tean, aga kui on inimesed, kes seal käivad, siis see tegelikult teenib ennast väga kiiresti tasa. Ma olen jumala kindel, et PERH-is 90% ajast seisab niisamas masin. Ja sinna saada saatekirja, sul peab olema ka ikkagi mingisugune mure ja pigem on see minu meelest mingi luutiheduse teema, et sa mingi haigusega sa saad selle saateka. Et sa ei saa lihtsalt päris see, et ma tahan minna. Kui sul pole just mingi ülihea perearst. Ei, no ma räägingi, et hea perearst selles suhtes see minu arust seal isegi saatekirjaga maksad ju seda visiitkat. Jah, kindlasti. Et PERH-ist pange see masin raha teenima, inimesed tahavad. Kuradi teada, mis neil sees toimub, et kui nad on nõus mis iganes kohas mingi $40 maksma selle kaalu peal seismise eest, siis ma arvan, et mingi 25 küsida seal, sul tuleb päevas, ma arvan, teed mingi 5 sotti kindlalt ära. Peaks jah mõtlema, et palju see aparaat maksab ja võib-olla panemagi oma mingisuguse ruumi püsti, kus siis inimesed saavad teha seda. Ilma saatekirjata, tulla lihtsalt maksta sullis ja sull, cash is king, always. Võtame järgmise. Keegi on kirjutanud, et arst, kes toitumishäireid ravib, on öelnud, 2 liitrit päevas on liiga palju vett. Ma ei tea, tal tuleks vist mingisugused paberid ära võtta või 2 liitrit on nagu suht miinimum. See on bare minimum. Ma arvan, et alla selle ei tohiks keegi üldse juua. Minu arust ma tegin jumala kerge trenni ja mul nagu, ma ei tea, kui hästi Karmen nagu ütleb, et ma ju trennis higistan üle liitri välja. Ja see ei olnud üldse raske trenn, see oli jõusaali trenn, mis on nagu praegu nagu suht kerged mul. Et ja kui ma seda tagasi ei joo, siis ma reaalselt hakkab pea valutama. 2 liitrit ei ole kindlasti palju. Mina joon, ma arvan, keskelt läbi 6-8 liitrit vett päevas. Mõni inimene ütleks, et vaesed neerud on ja, aga minule sobib. Mu neerud on korras. Ma käin aastas 2-3 korda Synlabis 2 euro eest vereanalüüsi tegemas, et minul on kõik väga hästi. Et see on jah, veits lollus. Jah. Minu meelest on isegi kaalu järgi arvutatav, et kui palju sa nagu miinimum peaksid vett jooma ja ongi mõeldes, kui palju sa välja higistad on ja ma ei tea, käid saunas, väga palju higistad ju välja. No ma ei tea, võib-olla väike laps ei suuda seda nii palju sisse juua, aga kui sa ikkagi täiskasvanud inimene üle 60 kilo, siis... 2 liitrit ei ole kindlasti nagu... Kuule, aga väga huvitav.
Järgmine müüt. Proteiini peab jooma. Mul on juba see sõna jooma kohe peale trenni. Mul on kohe mitu mõtet tekib sellega. Kas ma võin avaldada oma esimesed? Avalda esimesed, ma arvan, et meil on jumala sarnasel arvamusel. Üks mõte on see, et keegi ei pea proteiini jooma. Valgupulbri joomine, tarvitamine ei ole mingisugune imetegevus, see ei ole mingi anaboolne asi, mida teil on vaja teha. Et mina näiteks ei tarbi üldse valgupulbreid, sest et ma saan toidust oma valgu ideaalselt kätte. Aga mis sa arvad sellest, et öeldakse, et peale trenni sul on mingi pooletunnine see anaboolne aken, kus sul on kohe vaja nagu valku tarbida, muidu see trenn läheb põhimõtteliselt nagu raisku. Mis sa sellest arvad? Ma ei tea, ma olen kuulnud, osad vennad just ütlevad, et ei tasu kohe süüa. Et lasedki veits nagu pulsi maha, värki-särki. Samamoodi valgujoogid ei ole üldse tegelikult nagu see on nagu viimases hädas. Ongi, kui sa, ma ei tea, pead juurde võtma kiirelt toidulisa, aga ilma on palju parem. Ja minu arust oli ikkagi see, et mingi paari tunni jooksul, kui oled nagu juba natuke taastunud, vedelik kõigepealt ja siis sööd. Et see ei ole mingi uuringutega või kuskil mingi teadused, aga seda on nagu päris paljud sportlased. Mulle endale näiteks sobib peale trenni ongi see, et ma ei taha nagu palju süüa. Ma just viskangi selle banaani uuesti sisse, et süskart tagasi saada. Kiirelt tuleb uuesti energia peale ja siis söön pärast hiljem, kui ma olen maha rahunenud. Kõhu ilusti täis ja siis asun taastuma. Taastumine ei hakka sul kohe ära pihta nagu nii. Minu arust see on loll, igatepidi loll. Noh, ma ütleks ka, et ma ei usu, et see pool tundi on nüüd mingisugune maagiline aeg, kus sa pead nagu kiiresti sööma. Aga mina isiklikult, ma söön suht pärast trenni, sest ma lihtsalt tunnen, et ma olen nii palju kulutanud ja ma ikkagi söön mingi 5 korda päevas, on ju. Et ja enne trenni näiteks ma jätangi ikkagi mingi siuke 1,5–2 tundi, võib-olla isegi rohkem, et mul trenni ajal oleks see toit kuskil kurgus kinni ja kui ma olengi trenni ära teinud, ma olen veel kulutanud ja mul on piisavalt pikk aeg juba möödas, mul on niikuinii toiduaeg juba. Ja ma tunnen, et ma tahan süüa, et mul on ikkagi see glükogeeni varu nagu päris alla käinud, on ju. No ja sa sööd täisväärtusliku toidu, mitte selle kurdi valgupulbri. Ei. Ma arvan millegi pärast, et see on siuke veits mingi kommerts välja mõeldud just nende toidulisandite tootjate tema, et kõik ostaksid valgupulbrit, sest et sul ei ole saalis sööki kaasas, et siis kõik kiirelt, kõigil oleks shake'id kaasas, ja tarbiks. Mul on siuke tunne, et sa saad kiirelt siis kohe shake, peab olema shake. Ja jõuame ühesõnaga kokkuleppeni, et sa ei pea kindlasti jooma seda nagu valku ja teiseks see pool tundi ei ole mingisugune maagiline aken, kus sa peab, et võid tunni pärast, kui sul tõesti tunned, et sa oled nii kuidagi haip veel sellest, et sa pead nagu tulema maha, võid kohe süüa, selles suhtes ma arvan, et sa ei kaota neid geinse, kui sa sööd tunni pärast. Ja kui pilt virvendab, siis usu mind, see banaan mõjub kiiremini kui see valk. Jaa. Võtame järgmise või. Body pump on päris trenn. Muidugi on. On. See ei ole üldse lihtne trenn. Jah, ma olen ka käinud. Et see on päris raske. Jaa, ta on volüümikas. Jaa, ta on nagu siuke. Ta ei ole kindlasti lihase hüpertroofia jaoks ideaalne, aga kui sa tahad tunda, et sa oled pingutanud, teinud ikkagi trenni, mõtled, et sa oled fitness guru, siis body pump ta on väga aus trenn. Ta teeb seal terve keha läbi, nad teevad seal jalga, ma ei tea, selga, õlga, käsi ja volüüm on päris rets. Nad teevad rämedalt kordusi. Et seal nagu armu ei anta. Et ma ei tea, kes iganes kirjutas, et ta lootis, et me teeme mingi rämedalt maha body pumpi. Tegelikult ei tee. Ei tee. Ma ei kujuta ette, kas ma täna... Aga seal tuleb lihtsalt, see on nagu see body pump nagu kõikide nende Hyroxite, CrossFiti värkidega on, et vigastuse oht on päris suur. Keegi ei vaata sind otseselt kõrval, kui sa teed seal ja sul pannakse mingi tempo peale
ja sa oled ise selle raskuse valinud, sa võib-olla oled natuke mööda pannud, sa võid endale päris palju haiget teha seal. no see on lihtsalt jah, ei pea vastu, koormus on suur, noh, jah, kas sul vigastus, no jah, kui sul on treener, sul on saali täis inimesi, sa ei jõua kõigiga ta ei jõua nagu tegeleda. selles mõttes küll, aga kui sa nagu mõtled, et sa tahaks midagi teha, trenni, siis igal juhul ma arvan, et body pump on suht hea valik. kui sa ei tunne ennast saalis enesekindlalt, sul võib-olla pole materiaalselt võimalik endale treenerit võtta, aga ma soovitan jah, et minge pigem nagu kergema raskusega alguses, on ju, et ärge kohe hullu pange. pigem hea ja käia nagu, no ongi, ja siis progresseeruvalt raskust juurde. Aga rühmatrennidest ma arvan, kõige parem on ikkagi hot yoga. Sealt tuled välja, sa oled siuke tunne nagu jõusaali, kardio, sauna, kõik korraga ära teinud. Ja see on nagu, see võtab nagu mõnuga läbi. Pluss venitused, mobiilsused, nagu see nii kõik ühes. Ma straglisin seal alguses, kuna käisin ikka rämedalt. Ühesõnaga, ma ei tea, mina ei tee neid rühmatreeninguid maha, aga mulle isiklikult meeldib ikkagi saali teha, klapid kõrvas, omas tempos, ikkagi push ida nagu raskuseid, et rühmatrennidest ärge oodake jõhkrat mingit hüpertroofia juhtumist, on ju. Te võite hoida lihastoonust, te võite nagu saada selle kardioefekti sealt, on ju, et pulss on ikkagi kõrge, pärast on väga rewarding tunne, sa oled vaeva näinud, on ju, aga kui sa ikkagi tahad progresseeruda oma vormiga kuskile, siis noh, body pumpiga sa lavale ei lähe, ütleme, fitnessi puhul. Ei, no ta aitab hoida, aga tuli see, vaata, ma ei tea, mis selle kasutaja nimi on, mul viskab ette kogu aeg on üks vend, kes teeb neid igasuguseid fitness-pihve, vaata maha, teeb reelse, et umbes, kus on pildid tuunitud ja mingi bla. Ja siis seal mingi hetk ta võttis päris palju neid pilatese tšikke, vaata. Ja siis ütleski, et võttis selle, pilates, ma vaatan, mis pilates mul teinud on. Siis ta näitas selle sama tšiki mingi paari aasta tagust kontod, kus oli puhtalt nagu jõusaali peal, et see nagu siuke ehitamine käib jõusaalis ikkagi suures pildis. Jah. Et aga noh, ma saan aru vahelduseks oleks päris hea. Sellest jah, rühmatreeningu nagu fenomenist ja sellest ka, et kui inimene tõesti ta nagu ei oska, ta kardab seda saali, siis body pump ei ole paha valik. Ühesõnaga, ütleme nii. Et kui fakt oli see, et body pump on päris trenn, siis ta on ka päris trenn. Me jõuame alkoholini. Väga hea. Kuidas alkohol mõjutab / ei mõjuta lihaskasvu ja tulemusi. Alkohol väga palju mõjutab. Muidugi mõjutab. Sitaks. Sa ei saa olla jota ja teha samal ajal trenni. Tegelikult olgem ausad. Ja noh, see on nagu siuke, kuidas ma ütlen, esiteks üldse jooma pealt nagu normaalset trennirutiini hoida, mis on põhiline suht raske ja igal inimesel on alkoholi mõju ainevahetusele niivõrd palju erinev, mida ta teeb sul. Korraks, hetkeks jah, on ta võib-olla hea, aga siis ta ajab pärast sulle liiga palju vett välja, mis iganes põletab pärast, noh, igatepidi alkoholi ja sport ei sobi absoluutselt kokku. Minu arvamus asjast on see, et alkohol on mürk ja kui sa tarbid mürki, mida su keha teeb, ta üritab sellest hästi lahti saada, aga ta võtab sitaks aega. See võtab aega mitu päeva, kuni su süsteem on selle nagu välja töötanud ja samal ajal see 2-3 päeva sul kõik muud protsessid nagu peatuvad. Sa ei taastu, sa ei maga, sul hormoonid lähevad perse, kõik asjad nagu lappavad, sul tuleb kass peale, sest et sul on nii hormoonid räigelt nagu käib see kõik üles alla ja su keha ei tegelegi millegi muuga kui lihtsalt see, et sellest mürgist vabaneda. Ja kuidas sa ootad mingid nagu trenni tulemusi, kui su keha ei jõua tegeleda lihasega, kasvuga, taastumisega, unega, ma ei tea, mis iganes muude süsteemidega, kui see üritab sellest mürgist lahti saada.
et kui te joote, siis arvestage sellega, et kaugele te ei jõua sellega. Sa ei saa oodata trennis tulemusi, kui sulle meeldib, vaata, eile mul klient ütles hästi, et naksitrallid. Naksitrallid on need, kes joovad. Ja tõesti, napsitrallid. Kõik on parem ilma. Jah, kõik on parem ilma. Ühesõnaga mõjutab ja mõjuta, väga palju mõjutab, lihaskasvu väga palju mõjutab, tulemusi väga palju mõjutab. Et tehke oma valik, kas te tahate. Vaimset tervist ka mõjutab, sest ongi oma näiteks hormoonid ja ainevahetus on nagu mul on siiamaani ainevahetus häired kuradi joomisest. Aastate tagusest. Ja. No, mul oli maks ja magu ikka päris pindi peal. Ma arvan, et kui te tahate, võtke pigem rotimürki, et võib-olla siis keha nagu selle suudab kiiremini välja. Rotimürk ninna, trenni ja kindlasti 30 minutit peale trenni valgusshake sisse. Nüüd sa mõnitad juba. Okei, lähme edasi. Aspartami joogid tekitavad suurema isu hiljem. Nõrk iseloom tekitab. Selline hea fakt. Ma ei tea, aspartami joogid, ma ei usu, et nad tekitavad suurema isu. Ma arvan, et just see nagu hea asi, mida, ma ei ütle, et on hea asi, aga asi, mida haarata, kui sa oled näiteks dieedil ja sul on räme mingi magusa isu. Mina näiteks joon Pepsi Maxi, siis kui ma tunnen, ma tahaks midagi magusat. Ma võtan selle pokaali, Pepsi Maxi, ma ei hakka Monsteritest rääkima, ma olen täiesti addicted nendest, ma ei salga seda, aga mulle meeldib üks lause, mis ma olen palju kasutanud ka, et do as I say, not how I do. Et ma ütlen seda klientidele ka, et ärge tehke nii, nagu mina teen, tehke nii, nagu ma ütlen teile, et te peate tegema. Ma ei ole eeskuju iga asjaga. Jaa, ma tarbin ka, aga see on siuke asi, mida saab selles suhtes piirata, asendada ja aspartami surma ei ole keegi surnud, suhkrusurma on surnud. Vähemalt mitte nagu paberite järgi kinnitatud. Ei no, mingid uuringud on öelnud, et sa ei ladestu kehas ja sa lased selle välja ja kui sa jood vett ka piisavalt, siis sul mürkide ju väljutamine on suhteliselt nagu edukas. Et jooga siis kindlalt rohkem kui 2 liitrit vett päevas. Ongi. Et nagu ta on nagu kohvigi, et tasub kohe nagu topeltkogus vett peale juua. Mineraalid ka ja. Selles suhtes kõik need asjad ajavad nagu pärast natuke rohkem vett välja, no mina olen aru saanud. Ja suhkruasendajad on küll vee väljutaja. Ja tihti peale ongi efekt see ju, et sul ei ole kõht tühi, sul ei ole mingi isu, vaid et sul on tegelikult jänu lihtsalt. Et kui mina nagu paastur olin ja teed lürpisin sisse, siis nagu reaalselt oligi mingi hetk, et kui on söögiisu, jood teed, läinud, kõik on omane. Ühesõnaga, jah, ma ei ütleks, et need aspartami joogid, mina pole vähemalt tundnud, et ma ala joon ja siis mul tekib nagu mingi suurem, ei ole. Pigem just ta aitab mul võidelda nende mingite magusaisude, sul on maiproteinisokid praegu nägin alles. Magusaisude vastu, aga ongi, et igal juhul ma nagu ei reklaami neid, ma ei soovita neid juua, kui te ei tunne justkui vajadust. Et see, et mingi fitness-vend jõi seal seda Monsterit, et ma pean ka nüüd jooma. Et seda nagu ärge tehke. Et mina tunnistan, et ma olen sõltuvuses nendest aga ma ei soovita neid kellegi juua. Ma päris igapäevaselt ei joo, aga vahel joon. 1-2 Nokot. Seda suurt Monsterit ma ei ole ammu joonud, aga Nokot või Red Bulli suhkruvaba ja pole ta mitte midagi. Mitte midagi halba ei juhtu sellest. Aga ma arvan, kui ma jooks suhkruga, siis see oleks nagu halb. Võtame järgmise. See on üks müüt, mida mina ka kunagi arvasin, et nii on. Ja ma olen seda kuulnud tänase päevani, et inimesed arvavad,
et kui rasvasisaldus toidus on märgitud 0, siis see on täiega safe. Et justkui inimesed mõtlevad seda, et kui sa sööd rasva, siis see läheb rasvaks. ma mäletan seda, Jaa. kui sa olid seda ka. Jaa, ma sõin seda 0% rasvaga plokki, briketti, kohupiima ja ma arvan, et mu päevane rasvakogus oli 10 grammi võib-olla päevas. Ja tead, kuidas see lõppes? Ma võin siin lihtsalt etteruttavalt kuulajatele rääkida. Mul ei olnud 1,5 aastat menstruatsiooni ja ma sain hormoonravi. Ja ma ei soovita mitte kellelegi teha seda. Eriti nagu naistele. Ja ma arvan, et igasugused akneprobleemid, kõik asjad tulid, kõik on sealt. Ja. Kui me sinuga tutvusime, kui sa suht rääbis olid, siis ma ütlesin sulle, ma arvan, et suht esimesel teedel, kuule, rasv on jumala nagu fine, hea rasv. Et no ongi, rasv on nagu, jah, see on tõesti. Ma olin väga oma fitness teekonna lapse kingades siis. Ja lihtsalt osadel toodetega on see, et mis on ikkagi sellised veits fabrikat tooted, mingid kohupiima pastad, asjad, sa ei tea, kui palju seda töödeldud on ja rasvaga on see, et mida rohkem teda töödeldud on, seda nagu hullem ta on. Aga kõik rasv, mis tuleb sul lihast või loomne ja avokaado, pähklid, see on nagu jumala väga tervislik, jah. See on jumala fine. Aga jah, pahatihti need rasvavabad tooted ongi need tooted, mida tegelikult võiks üldse vältida. Ma räägin. No see on jälle marketing. See on see light, fit, bla 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 on ja inimesed ju usuvad seda, mida neile sisse söödetakse, kui neil puudub omal teadmine. See on nagu see, et sa näedki mingit reklaamtahvlit, see on soodne hind, mingi ülihea on aga sa tegelikult pole otsinud seda toodet kuskilt mujalt, sest sa lähed jooksed selle soodushinna peale, sest keegi ütles, et see on soodne. Et sama nagu nendel toodetel on fit, healthy, light, kõik on siis kohe inimesed hulluvad. Tegelikult. Ei ole mõtet. Ma ütlen, 1 gramm rasva vähemalt 1 kilo kohta. Eriti naised, sest et meil tulevad probleemid sellest. Mina olen neid probleeme saanud lahendada väga pikka aega. Mul oli ikkagi väga valus õppetund, kui ma nussisin oma hormoonidega. Ja ma rõvedalt ikkagi nussisin. Ja see tuleb nagu pika aja peale välja, vaata. Ja see ei löö kohe. Sest et sa hakkasid rasvu ikkagi tarbima juba mingi 10 aastat tagasi normaalselt. Ja siis mingi aasta hiljem hakkas veel see päris palju. See backfire'is mind korralikult. Ja ma arvan, et ma saingi seda hormoonravi mingi 0,5 aastat. Ma sõin estrogeni lisaks. Mul oli täiesti whacked kogu nagu see panel. Ja ma mitte kellelegi ei sooviks nagu sellist saatust. Nii et ärge jookske selle 0 rasva peale lolliks, sellepärast, et see 0 rasva, see on nagu nii paha, aga ma kuulen seda tänase päevani, et reaalselt inimesed arvavad, et kui ma söön rasva, siis ma lähen paksuks. Ei ole nii. See on vaja seda. See on väga perse, jah. Nii. Me jõuame trennini. Ma mingid jätan silt vahet ära, näiteks keegi on öeldud, et sportlastel pole toimivat aju. Ma arvan, pikemalt ei peatu nagu nii labaste müütide juures. Vaata, et ma ütlen, et see inimene, kes on selle kirjutanud, et ta on labane, aga lihtsalt ongi, et kui keegi ütleb, et sportlastel pole aju, siis ma arvan, et sportlastel on rohkem aju kui inimesel, kes ei tee sporti. Pole vaja pikemalt. Ta on nagu see sama vend seal diivanil, vaata. Yeah. What a fucking loser. Huvitav, harjutustel on vaid üks õige tehnika. Näiteks väljaasted ja 90-kraadine nurk. Mina arvan... Ma võin kohe öelda. No. Et ei ole. Harjutustel on 100 miljon tehnikat. Oleneb su kehast, oleneb sellest eesmärgist, mida iganes variante, nurkasid,
see on jumala fine katsetada enda peal. Ammooniale sobivad mingisugused asendid, mulle sobivad sama harjutuse puhul hoopis teistsugused asendid vastavalt nagu kehale, mehel, naisel on eraldi. Ja väga palju on nagu treenerina mitte seda, et sa pead nagu sundima tegema nii, nagu umbes kuskil öeldud õigesti on. Pigem on vaja klienti suunata niimoodi, et ta tunnetaks ära. Ja väga paljudel harjutustel on näiteks see, et kui sa muudad asendit, nurka, keha kallutamist ühele teisele poole, jala asetust, siis sa targetid hoopis teist lihast. Ja, Et ongi, võtame ehe näide, väljaaste. Kui sa tahad seda teha nii, et sa tunned oma reie 4 pead, siis hoiad selja sirgena, lähed sirgjooneliselt alla, niimoodi, et põlv võib liikuda üle varba, kas te kujutate ette või? ma loodan, et seda seal ei ole. Aga mu ema räägib seda tänase päevani, et ta kunagi õppis body pumpis, et kükis ei tohi kunagi liikuda põlv üle varba. Ma nagu mida sitta? Ja see on mingi 20 aastat tagasi, vaata, ta siiamaani räägib mulle seda. Ühesõnaga, ei ole harjutustega tehnika, ma räägin, et see 4 pea, kui tahad tuharat, siis on suurem ettekallutus, surud läbi kanna rohkem, mitte varbast, on ja kõik väiksed nüansid ja me saame hoopis teise nagu tunnetuse. Samamoodi jalapress. Tahad saada rohkem hamstringi tuharat, pane jalg kõrgemale. Tahad saada rohkem 4 pead, pane jalg madalale, suru rohkem läbi varba. Argseis. Jah. Väljastega samamoodi, kas sa astud nagu otse või astud natuke väljapoole. See on nagu, mina isiklikult, mulle meeldib, kui inimesed astuvad natuke väljapoole. Nagu, sest väljaste on nagu ikkagi siuke nagu üldine. Ta on very multifunktsionaalne harjutus. Ja siis on nagu siuke hästi mõnus. Ühesõnaga variante on nagu miljoneid ja jällegi toitumise trenniga on ülipalju neid asju, et sa pead leidma selle oma tee. Ja kui keegi aitab sind sellel, see on okei. Aga kui keegi sunnib sulle peale mingit asja, et ei, sa pead nii tegema, siis öelge lahti sellest kuidas ma ütlen, nõust, et tegelikult on kõigil nagu oma tee. Võib-olla sulle sobib tõesti see, kuidas keegi õpetab, aga pahatihti on see, et sunnitakse ennast tegema midagi, mis tegelikult ei sobi, muudad hästi natuke midagi ära, siis sobib suu kehale. No ongi, et inimeste füsioloogia, mida sa tahad nagu arendada, mis lihas sa tahad arendada, on ja vigastused näiteks, mis sul on, kui sul kuskilt annab põlv tunda, annab puus tunda, annab selg tunda, siis me peamegi kõiki neid asju muutma vastavalt indiviidile. Me ei saa nagu suruda peale, et oi, mul savi, et sul korradi siin mingi põlv annab rämedalt tunda, tee. See peab nii tegema. Ma käisin viimane trend, me tegime seda reie esiosa, on ja täitsa tavaline istud, sirutused, on ja meil mõlemal nii erinev. Sina tahad olla väljapool, mulle meeldib istuda seespool. Mõlemad on täiesti õiged. Nagu selles suhtes nii vähe saab seal muuta asju, aga saab palju erinevust teha. No minule meeldib selle sirutuse puhul hästi suur range of motion. See, et ma saangi põhimõtteliselt, kui mul on see silku on all, siis mul on jalg põhimõtteliselt vastu perset juba, on ja. Et see mulle, ma olen see full rom ammoonia. Mulle meeldib väga suure range of motioniga asju teha. Et jah, mingi pool selle küki vend ma ei ole. Ja. Lähme edasi või? Mul on hästi venivad lihtsalt igast liigesed ja ma olen kuidas nüüd öelda, plastiline. Et mul on mingite asjadega see, et ma saangi alles selle lihasvenituse kätte, kui ma olen üli sügaval. Näiteks RDL-iga nagu samamoodi, on ja. Et ma pean ikkagi hästi rämedalt siit puusapainutajast laskma ennast alla, et ma tunneks, et mul hakkab lihas venima. Aga mõni vaata ei saa, tal ei tule, tal ei veni, tal on puus nii kinni, on ja. Et ei ole jah sellist. Ja siis mõeldakse, et tehakse valesti, et ma ei lähe nii alla, ei pea minema. Lähme edasi. Fitnessi tehes ei tohiks suurte raskustega treenida. Võtta, ma oleks pidanud need sildid tegema, see right ja wrong on ja. Ma arvaks just, et kui sa teed mingit
muud ala, noh näiteks ongi, kui me sinuga treenime, sulle meeldib teha pigem kergemate raskustega ja pikemad seeriad. Sest et sa ei ole fitness-sportlane, sa oled vastupidavussportlane. Kui sa oled fitness-sportlane, siis sa just pead tegema suurte raskustega trenni. Pigem küll, jah. Kui sa tahad lihast arendada, sina ei taha lihast kasvatada. Otseselt mitte, ma tahan, et mul oleks lihas, mis on suuteline, kestab kaua. Täpselt. Ja see juhtubki, kui sa selle lihase suureks teed, siis sa ei ole enam kaua mängiv. siis ei kesta. siis sa ei kesta kaua. Et ongi vastavalt eesmärgile ja kui sa jaksad suure raskusega palju kordusi teha, siis on ju ürija. Jah. No fitnessi tehes, ongi, et suurte raskustega treenida. Peavadki suurte raskustega treenima. Fitnessi ütleksin, et kulturismis. Lihase kasvuks. Lihase kasvuks on vaja raskusi. Lihast kasvatada, siis sa pead ikkagi kahjuks või õnneks võtma need suuremad raskused. Lähme järgmise juurde. Rasva põletamiseks tuleb palju kardiot teha. Ei. Rasva põletamiseks on vaja olla kaloridefitsiidis. Energiadefitsiit. Kardio on nagu südametreening selles suhtes. Et, ja lisakulutus, ütleme, kui sa tõesti lisad selle. Ja sa tihtipeale selle defitsiidi saadki selle liikumisega. Aga nagu kardio ongi nagu see, et sa ikkagi liigutaksid ennast ka nagu ja viiksid selle pulsi nagu siuksel stabiilselt hoiad nagu kõrgena. On nagu südametreening. Kõik asjad nagu pulss on kõrge, sul kogu keha nagu lased natuke torud puhtaks. Nagu autodki tahavad vahepeal maanteesõitu ka saada, muidu läheb tahmafilter umbe, tead. Et see on, aga see ei ole mandatory, et sa pead rassima. No ma saan aru, et see inimene, kes on talle kirjutanud, on ikkagi nagu seal fitnessi poole peal on ja, et ma võtaks võib-olla kokku selle asja niimoodi, et see kardio on justkui tööriist, millega sa saad suurendada energiadefitsiiti ja võib-olla tänu sellele süüa näiteks rohkem. Et sa ei pea kaloreid laskma nii madalaks, kui sa valid selle tee, et ma teen pool tundi kardiot, ma suurendan oma kaloridefitsiiti 250 kalori võrra ja ma võidan sellega selle, et treener ei võta mult 250 kalorit nagu toitumist maha. Et kui sa tõesti oled nõus vahetama selle nagu suurema koguse toitu selle poole tunni kardio vastu, siis see on fair. See on fair game. Et jah, meie jaoks on see nagu tööriist on ju, teie jaoks on see, see ongi teie spordiala. Ja me peame ka ikkagi jälgima seda, et pigem sööks nagu tagasi, sest et liigne kardio ja vähe sööki hakkab nagu ka vastu töötama. Jah, sooritusvõimele kõigele. Ja lõpuks oletegi anoreksikud, mille pealt te seal jooksete siis on, et see ikkagi ka. Et kardio on tööriist, aga keegi ei ütle, et sa pead rasva põletamiseks palju kardiot tegema, et siin ikkagi loeb nagu see, et sa oleksid defitsiidis, kui sa soovid rasva põletada. Et kardio otseselt, et mingi higistamine ei võrdu rasva põletusega. Me ju, kuidas me kaotame kehast üldse rasva, me hingame välja seda. Me hingame rasva välja. Higi on lihtsalt vedelik, see ei ole rasv. Ja selles suhtes, et see ongi see, et higistad ja siis kui ei joo seda 2 liitrit või 2 liitrit on maksimum, siis lõpuks ongi see, et on peavalud ja mingid hädad ja söömine, see on jälle nagu ajast ja arust, et söömine lõpetada peale mingit kellaaega, näiteks kell 6 või 7. Vahet ei ole, mis kell, aga see intermittent fasting on nagu teema. Et süüa kalorid, tasakaalustatud kalorid, head toidud sisse mingi teatud aja jooksul ja lasta siis nagu süsteemil juues ainult nagu vedelikku, nii-öelda vett, ilma kaloriteta vedelikku.
et saada sisikond tühjaks, see on nagu väga oluline, et sul käiks läbi asi, mis on ka nüüd ju see kõikide nende, nimetame kõiki neid asju Ozempicuteks, suhkruhaigete teema, et selle põhieesmärk on, see tõmbab just nagu sisikonna kinni, nagu aeglustab seda ja sealt hakkabki jama pihta. Sul peab käima see vedelik läbi, noh. See jooks kokku muidu. Ehk mõtlegi, sul mõte läks kuskile täitsa teise suunda lappama. Ei, Nii, vasta küsimusele, mis sa arvad siis sellest? Kellaajaline see söömise lõpetamine? ei, see on bullshit, noh. Sa pead sööma, vahel lõpetadki trenni või päev midagi jääb söömata, aga pead ikkagi oma päevased kalorid sisse sööma. Kas või enne magama minekut. Ma tean, on fight sportlased, kes sõid mingi aeg 1 korra päevas õhtul, kui kõik trennid tehtud on, kõht täis ja siis magama. Isiklik eelistus, katsetage erinevaid variante. Minul tuleb mitu nagu mõtet selle kohta, et noh, üks ongi see esimene mõte siis, et ei ole sellist asja, et sul mingi keha tunneb kella või mida iganes, et kui sa tuledki töölt, lähed õhtul trenni näiteks, lähed hiljem magama, kui sa lähedki seal kell 12 magama, kuidas sa sööd kell 6 viimase toidu, kui sul läheb mingi 6 tundi nagu, ma ei tea, ma ei suudaks magamagi minna, kui mul perse sööb pükse juba jalast ära, et see sõltub ju, mis graafikus sa justkui nagu elad. Kas sa hakkad ongi hommikul hiljem sööma, et peas, et sa oleksid, noh, mis su eesmärk on, kas sa tahad hoida defitsiiti või sa tahad kasvatada, et see, ma arvan, see kellaajaline mingi söömise lõpetamine on täis lollus. See ei aita sul kaalust alla võtta. On lihtsalt mina olen katsetanud 2 asja, mis on nagu hästi head, on see, et ennem hommikusööki minule, kellel on mega aeglane ainevahetus pigem, natukene liigutada. Ehk siis magin koeraga kindlasti nagu ringil ära ja siis söön. Või siis söön üldse, kui ma olen juba natukene olnud ärkvel ja see, et sööd kõhu täis ja nagu noh, kohe niimoodi laua tagant ei hüppa voodisse magama, vaid nagu lased tunnike. Mu teine mõte oligi see, et sul on lihtsalt, kui sa sööd vahetult enne magaminekut, sul on võib-olla nagu kehvem magama jääda, sest su keha tegeleb veel toidu nagu seedimisega, mitte juba sellega, et peaks nagu välja lülitama ennast, on ju. Et ikkagi, kui sa lähed mingi mega täis kõhuga magama, sul on kehal lihtsalt liiga palju asju, millega tegeleda. Et su uni on rahutu, su uni ei ole kvaliteetne. Ma olen vaadanud kusjuures kella pealt, et kui mul jääb viimase söögi ja magamineku vahel liiga väike vahe, mul on vähem deep sleep'i. Ma lähen ka selle intermittendi peale järgmisest nädalast. Aga noh, suht suure söögiaknaga, aga samamoodi tõenäoliselt ma ikkagi söön õhtul, aga hommikusöök jääb nagu pikemaks, et see söögiaken jääb sinna päeva teise poolde ja õhtusse. Lähme edasi. No siin on mingitest siirojookidest veel, millest me nagu natuke rääkisime juba, et võib-olla ei võtagi seda teemat, noh, juua klaas vette enne söögikorda. Ei tea, noh. Ma võib-olla ka pikemalt ei hakkaks selle puhul nagu peatuma. Söögi kõrvale lihtsalt tasub juua vett. Võib-olla aitab paremini nagu sellele seedimisele. Aga mõni inimene vaata ütleb, et söömise ajal ei tohi umbes mingi vedelikku tarbida, et ma ei tea. Tehke nii, nagu te tunnete, et teil on nagu munna, et kui ikkagi sul see toit muidu jääb kuskile trakti kinni, siis on okei vett peale juua, et see siis smuudimalt liiguks, on ja. Mul on keefir. Jah, see on nagu see, et sa paned autole ka ju seda VD40 valad sinna õlipaaki juurde, et see ka smuudimalt aitab ju torudel nagu läbi käia ju, ei või, mootoril töötada. Paps rääkis seda. Ma toon väga palju inimese ja auto puhul nagu neid paralleele. Väga palju toon. Jaa, aga need suhteliselt sarnaselt töötavad. Ongi. Süsteem kõik ju samamoodi on ju. Eriti mulle meeldib rääkida, et kui sa sõidad Lamborghiniga, siis miks sa hoolduses ei lähe, kui sulle kõik nagu tuled armatuuril ütlevad, et sa peaksid hooldusesse minema. Miks sa kuradi seda punast
kuradi kütet jah, sisse paned. täpselt see ongi, ma toongi selle massaaži koha pealt näiteid, et inimesed, kes peavad meenutama, kas nad käisid 5 aastat tagasi või 8 aastat tagasi massaažis, siis on midagi valesti. Ja see toidu kvaliteet ka, et kui sul on ikkagi sportauto, siis miks sa mingi kuskil Sergei sealt kanalist endale mingit Venemaa kütust sisse lased panna. Et mina ütlen küll, et toidu kõrvale tasub vett juua. jah, paremini käib läbi, et mulle meeldib ka ikkagi, kui mul on toidu kõrval mingisugune vedelik. Et muidu teeb kurku kinni äkki veel. Sest kastmeid me väga ei kasuta, mina vähemalt ei kasuta. Mina kasutan seda ketšupit. Vähendatud suhkruga. Nii, vaatan siit niimoodi, lasen nagu silmaga üle, et naised ei tohi suuri raskuseid tõsta, lähevad muidu liiga suureks. See on jälle nagu see, et suureks lähed sa ikkagi siis, kui sa sööd liiga palju. Lihase maht on palju väiksem, kui on rasva maht sama kaalu kohta. Defineeri mõistet suureks. Siis kõik kardavad, et kui nad käivad 2 päeva asemel 3 päeva jõusaalis, siis nad lähevad nagu bulkiks. Vaata see väide, mõiste nagu bulki. See on ikkagi see, et kui sa rämedalt õgid paksuks ennast ja siis ütled, et nüüd ma läksin nagu jõusaali pärast liiga suureks, siis ei, sa läks selle pärast suureks, et sa sõid liiga palju. Sest et kui sa liigutad, söögiisu tahtmata tekib palju ja kui sa ei kontrolli ennast, siis sa söödki liiga palju. Ja jah, seda tõesti on tulnud, et ma käisin aasta aega jõusaalis ja nüüd ma läksin nagu paksuks. Paksuks sa lähed siis, kui ei suuda seda suud kinni hoida. Fakt on nagu see, et sa hakkad trenni tegema, sul toiduisu tõuseb, sellepärast, et sa kulutad. Nagu su keha nõuab ja ta tahab paastuda, tal on vaja rohkem toitu, ta küsib. Ja siis inimesed ei suuda ennast nagu peatada, kui nad ei tracki veel eriti oma toitumist ka on ja. Ja võib-olla siis süüdistavadki lõpuks jõusaali, et ma läksin nii suureks, sellepärast ma hakkasin trenni tegema. Võib-olla saame öelda, et läksidki selle pärast, aga tegelikult sa lihtsalt sõid rohkem, sul olid suuremad isud, sa ei trackinud oma toitu. Ma ei taha selleni jõuda, et igaüks peab toitu trackima, aga kui sa oma intuitiivi alati usaldad, siis see intuitiiv võib sind paksuks lõpuks nagu teha. Raskuseks. Ma ütlen ausalt, keegi, et mina ju, ma ei tracki toitu otseselt. Jah. Aga ma tean, kui palju mul see asi on. Ma võtan hakkliha pakist silma järgi teen pooleks ja niimoodi Ainuke asi, mida ma kaalun on, kui ma riisi potti panen. Jah, siis sellega sa võid nagu eyeballida väga mööda. Jah, mul ei ole, et nii on nagu kõige parem. Kana jagan karpidesse silma järgi. Aga ma tean, palju mu see päevane overall on ja või puuvilju ma ei kaalu, aga see on nagu mõistuse piires ja päris okei on. No siin tulevad mingid toiduained, et mis on paha ja mis on hea ja mingi bla bla bla. Ühesõnaga mitu korda on siin mainitud, et kartul teeb paksuks. Ma ei ütleks. Ei tee paksuks. Aga... Kartul on ülihea toit tegelikult. Tegelikult ta on nagu hea, aga on paremaid. Lihtsalt. Tead, et kartul on satiety levelil toiduainetest top 1 kohal või? Et ta tekitab nagu selle täiskõhu tunde, nagu top 1 toit. Sest see tärklis seal sees. Võib-olla tõesti, aga millegi pärast on jah see, et ja mahult just kui sa saad tegelikult päris palju kartulit süüa. 100 grammi kartulit on mingi circa 75 kalorit ja kui sa ütleme, et teedki keedu kartulit. Aga kuidas sa sellesse suhtud, et lihtsalt kartulist selle, kartul on põhiline süsivesikuallikas on ja, et kehal on kartulist raskem saada süskarit kui näiteks riisist või tatrast. Jah, riis on kindlasti kiirem, ma arvan, see süsivesikuallikas on ju, aga ma ei tea, ma ei ütleks, et kartul nüüd ka mingi jube aeglane on. Ma arvan, kaer on aeglasem. Kaer on suht aeglasem, eriti mingi täistele kaer on, jah. Ma ei tea, ma ei söö ise vaata väga palju kartulit. Ma tean, et selle tärklise pärast on hästi paljudel seedimisega probleeme just. Et neil ei seedi nagu hästi kartul, et nad tunnevad pärast kartuli söömist ennast pahasti. No see ongi just see, et
minu isiklik, miks mu eelistus ongi riis ja tatar, sest et need lähevad, kuna mul kloogib nagu väga kergesti ära. No ma olen ka traumasse sattunud selle pärast see värki, et need lähevad palju lihtsamini läbi ja sa omistad sealt selle süskari lihtsalt kordades lihtsamini. Sellepärast on see kartul nagu pigem, aga vahest mul on niimoodi, et mul tuleb räme kartuliisu, mitte mingi pahandus pole vahepeal paari päeva karbid teha kartuliga. See ei tee paksuks vaheldust ongi. Jah, kartul ei tee paksuks, nii et vale jutt. Smuuti joomine aitab kaalu langetada. Ja ma ütleks, mina olen täielik selles mõttes vastane kalorite joomisele. Ja see on sul juba ja ma ei ole nõus jooma ühtegi asja, kus on nagu kalorid. Süüa on mõistlikum. Tegelikult see täidab su seda rahuldust ja kõhtu paremini. See nagu ongi see vedeliku kalorid, see ei ole nagu, ma ei tea. Ma arvan, see on, ongi, tal on kehal nii kerge seda seedida. Sa jood selle mingi 200 kalorilise smuuti sisse, kus on full süssar ja sul on poole tunni pärast süü, kui tunned, sa tahaks süüa. Aga kui sa võtad karbitoitu, kus sul on, ütleme, mingi süssar, mingi juurvili, kana, sul on kõht täis 2, 3, 4 tundi. Et ma pole nõus lihtsalt seda smuutit jooma, sest mulle meeldib see, et ma söön ikkagi toidust oma kõhu täis ja mul ei ole poole tunni pärast tunnet, et ma tahaks süüa nüüd. Aga smuuti teeb seda. Ma ütlen seda, et vahepalana kuskile võib olla hea, aga pigem mitte. Noh, jah, see sõltub jällegi inimesest on ja kui sa oled see vend, kellel on raske süüa oma kalorid täis näiteks, et sul on need ette nähtud kalorid ja sa ütled, et sa füüsiliselt ei suuda süüa seda toitu, siis on okei. Mul on olnud üks periood elus, kus mul oli niimoodi, kui ma võtsin treeneri ja ma sõin enne seda mingi 1000-1200 kalorit ja järsku ma pidin sööma hakkama. Ja mu magu oli lihtsalt nagu nii rosin, et ma ei suutnud toitu süüa ja ma tegingi endale smuutit. Aga minu smuuti nägi välja selline, et mul oli seal mingisugune mari, keefir, valgupulber, peanut butter või kookoshelbed. Ma panin sinna kaerahelbeid ka sisse ja mul oli mingi 800-1000 kalorit nagu smuuti, sest ma lihtsalt füüsiliselt ei suutnud süüa toitu. Et kui sa, nojah, aga see on see fakt, et smuuti joomine aitab kaalu langetada. Ei, aga kui sul on väga raske süüa kõrget kaloraaži, siis see võib-olla see smuuti on hea häkk, kuidas vedelal kujul saada rohkem toitu sisse. See on ainuke viis, jah, just kui see Bradley Cooperi podcast just eile tuli välja. Et seal temal ka vaata kloogis ära, ta ei saanud nii palju kalorit süüa ja siis ta pidi hakkama nagu valgusheike on ja. Aga need smuuti dieedid, ma arvan, et need võivad ka mingil ajal lihtsalt backfire'ida, kui sa nagu normaalset toitu ei söö. Ja ongi, kui sa nagu loodad kaalu kaotada, siis milleks sa teed sükest asja, et sa jood seda kalorit, mis ei anna sulle mingit nagu satiated tunnet. Pigem süüa just seda volüümi. Jaa. Et sul jääb mulje, et ma söön nii fucking palju ja kulutan nii kaua aega söömisele. Aju on ka nagu juba niimoodi, et fuck, sa oled nii palju söönud on ja. Me sööme palju, miks öeldakse, et sa sööd silmadega, sest ongi see, et aju saabki seda, et fuck, need suured portsud värgid sa saad häkkida ära. Aga kui sa tõmbad oma söögikorra 20 sekundiga sisse, siis ta lähebki nagu kiirelt ära. Isudega võitlemine on raskem. Jah, mõttetu. Seega on pigem mõttetu. Jah. No võtame siin viimased. Selleks, et kaugele jõuda, tuleb 7 korda nädalas trenni teha. Ei, puhkama peab ka. Puhates nagu taastud. Me kõik ei ole kooginsid. Jah. Et ma arvan, et see ei ole mandatory, et sa pead iga päev trenni tegema, et siis ma nagu jõuan kuskile, et ei, ma ei usu. Minul
ma tegin hea tsükli, mul on 3-päevane trennitsükkel, kus ma teen 4 trenni praegu. Ja siis puhkan. Ja siis uuesti. Ja siis uuesti. Kogu aeg niimoodi. Põmm. Ja toimib. Tasub enda jaoks panna lihtsalt mingisugune plaan paika ja seda järgida. Ühesõnaga ei ole 7 korda nädalas trenn mandatory ja kindlasti mitte kasulik selleks, et jõuda kaugele. Ma arvan, et just sihuke mindful, et sa pead vahepeal taastuma. Inimesed unustavad ära, kui oluline on trenni vaba aeg, kui sa annad oma kehale aega kasvada, paraneda, lihas peab ju paranema vahepeal. Kui sa kogu aeg peale nuumad, siis sul ei jõuagi see asi nagu korda saada ju. Kuule, aga võtame lõpu kokku. Mul on jälle see, et ma pean täiega vetsu minema. Ma arvan, et lõpetame ära. No see on selle 6-8 liitri vee. Aga ma usun, me saime päris head need müüdid murtud küll. Ja üle tunni. Ma ei mäleta, mis kell me alustasime. Selles suhtes, aitäh. Ma arvan, et me võime veel seda müütide asja teha teine kord. Ei jäänud väga palju, mõned üksikud, aga siin hakkasid asjad vaata korduma ka juba. Aga saame veel teha. Kindlasti selles suhtes, aga mis seal ikka? Näeme järgmine nädal. Davai. Tšau. Ui.